Tere, hea podcasti vaataja ja kuulaja. Järjekordne osa on teie ees. Kui vaatate YouTube'i, kui vaadata ei saa, peate näiteks autoga sõitma, siis saate kuulata Spotify'st nii seda kui ka kõiki teisi osi, mis meil siin Raplamaa sõnumite kanalis juba välja antud on. Tänane suvine podcast järjekordne räägib siis jälle ühe ameti igapäevatööst. Neid saateid erinevate ametite kohta oleme siin teinud juba päris mitmeid. Täna on aeg politsei käes. Kesk-Eesti politseijaoskonna juht Tago Trei stuudios, tervist. Tere. Ja Jaan Aas, ma ei tea, ma ei leidnud sealt kodulehelt muud sellist ametit kui grupijuht, aga ma ei tea, mis see tähendab. Tere. Tere, jah, tõsi, et olen grupijuht ja olen siis menetluse grupijuht. Ja mis see tähendab omakorda? See siis puudutabki kõiki inimeste süütegudega puutuvaid asjaolusid. Et minu grupi lahendada on siis maakonnas toime pandud õigusrikkumised, ütleme nii väärteod kui ka siis kuriteod. Okei, me sellest veel räägime, mis sinu osa siis selles grupijuhi või grupi juhtimise töös on või mis moodi see käib, eks ole, räägime sellest spetsiifikast ka natukene. Aga just ütlesin kaamerasse, et kui autoga sõidate, siis vist YouTube'ist ei saa vaadata, aga ei saagi siis, ei tohi või? Ei tohi. Aga autol on see suur ekraan seal ju anyway. Kas nüüd selle väikest YouTube'i videot ei tohi ka vaadata? No see ikkagi häirib oluliselt, et on siukseid jutumärkides tublisid, kes siin isegi on üritanud TikTok live roolis teha, et oleme nendele tähelepanu juhtinud, et ei tohi, et tegelikkuses neid õnnetusi just tähelepanuematuse tõttu on meil väga palju, et liiklusõnnetusi on siin Raplamaal. No need ekraanid nii-öelda, mis igas autos juba on, aga need ei ole nagu mingised väga turvalised asjad, need ikka päris mõnusalt ju püüavad oma tähelepanu, kui nüüd seal kogu vaadata. Eks nad selles suhtes tähelepanu tõmbavad loomulikult ja ütleme, samamoodi teevad nad ka inimese näiteks hästi mugavaks ja laisaks, et kui vaatame igapäevaselt kõik kasutame hästi palju seda Waze'is ja tegelikult on, et siis praktikas on see, et ma keskendungi pigem sellele Waze'ile, kui reaalselt ise jälgin seda tee otsa, mille on nagu ära pöörata on. Aga tegelikkuses peaksid need ekraanid olema sõiduväel lukus selles suhtes igasuguse multimeedia jaoks, et ma ei saa seal vaadata mingit ju videopilti ega filme seal vaadata ei tohiks saada tegelikult. Ja üldiselt nad vist ongi lukus ka. Selle teisi kohta tooks isegi ühe sükse kurb naljaka näite, et kunagi minu kodukandis Kosel, kui oli see uue 4-realise tee ehitus, siis sai sinna reageeritud väljakutsele, kus inimene pani viaduktist alla. Ja miks ta alla sõitis oli see, et tema jälgis Waze'i ja Waze ütles, et siit läheb tee ja ta pööraski viaduktist alla. Vaat Waze on hea näide, mis nagu päris kõvasti ju võtab su tähelepanu sealt tee pealt eemale. Mul lihtsalt on üks hea näide tuua aasta tagant, kuidas ma ise sain aru, kus üks pilk võib nagu kogu tähelepanu ära viia. Ma isegi ei vaadanud kuhugi valesse kohta, ma vaatasin odomeetri näitu korraks. Ja siis panin silmad tagasi, see võttis minut juba 2-3 sekundit, nii et põrsakari oli jõudnud tee peale ja üldiselt jõuksid mul eest ära joosta, aga ma ei saanud absoluutselt reageerida. Nii et seal peab ikka vaatama tee peale ja sealt minu küsimus, mille peale ma olen ka mõelnud, et kõrvalised tegevused on keelatud autos. Aga mul vahest tundub, et telefoniga rääkimine, kui sul on telefon käes, on see nagu kõige väiksem asi, et vahest on isegi keerulisem seda seal kuskil telefonist või kuskil läbi auto käima panna ja neid nuppe seal vajutada, kui jälle on tähelepanu kadunud, et see on selline suhteline värk, et mis asi siis on kõrvaline tegevus roolis ja mis asi ei ole? Kuidas võtta, ega ka telefoni käes hoidmine, sellega rääkimine, võib-olla sa küll hoiad pilku on ju teel ja näed, mis toimub, aga sul üks käsi ei ole roolil. Ei saa reageerida vajadusele. Reageerida ja sul käsi on ju kõrva ääres ja sa selle pead tooma sealt rooli peale, et see võtab ka omakorda aega, et selles suhtes igasugune tegevus, mis siis seda juhtimist häirib, võib sinna kõrvaltegevuse alla liigituda. Ja sellist tegevust ikka leidub veel autodes, kuigi on kõigil need sellised aparaadid olemas, mis nagu peaks heli sinna kõlarisse panema, siis ikkagi neid telefonide ja muude tegevusi seal roolis tehakse. Jaa, see on siuke tavaliikluses on iga päev seda tegelikult näha selles suhtes, et siis nagu ise ka imestame, et ju tegelikult autod on arenenud kaasaegsid, et enamasti uutes autodes kõikidel on ju sisse ehitatud see hands-free süsteem, et on väga mugav kasutada, aga millegi pärast ikkagi inimesed eelistavad seda telefoni füüsiliselt kasutada. Ja mulle tundub, praegu ma lihtsalt mõtlesin selle peale, et see ongi vist see nii-öelda nutisõltuvus, kui sa oled harjunud juba ükskõik
kas mingi piikselt telefonist tuleb, su käsi lihtsalt võtab selle telefoni ja vaatab, mis seal on. See on lihtsalt nagu instinktiivne juba. Ma olen ise ka seda teinud, ärge mul trahvi täna tehke, aga ma olen teinud seda, et keegi kirjutab Facebookis ja siis ma vaatan seda, ma olen vastanud ka rooli, siis ma pärast mõtlen, see oli nüüd küll pikk olek praegu, et see on üks väga vale asi, mida teha tuleks. Aga just see protseduur, et kuidas sellest lahti saaks, et see on inimese jaoks vist nii automaatne juba. See telefon on sul kogu aeg käe ulatuses ja see ei suuda nagu eristada, et sa oled autoroolis ja praegu seda ei näpi. Ma ei tea, kas peaks kõik kõned ja asjad siis kinni panema kuidagi selle, jube keeruline olukord ühesõnaga. Eks te näete, ma arvan, neid telefoni näppi, et seal autodes küll ja veel, jah. Seda on palju jah, täna me ju infoajastul kogu aeg tahame tarbida. Kui isegi ei taha, vaid lihtsalt automaatselt jälle on vaja vahtida ja scrollida, tegelikult vaja pole. Aga see on psühholoogiliselt inimene on nii mõjutatav, et just Kuku raadios ma juhtusin kuulama sarnast arutelu, et mis seal aitaks, aga tegelikult ongi väga keeruline, et inimpsühholoogia vastu saada peaaegu võimatu. Ehk siis täna, kui me oleme kodus harjunud kogu aeg vaatama, olgu see televiisor, arvutist midagi info sees olema ja siis sul on veel see nutitelefon käes, kus sa saad kogu aeg postitada, lugeda, toimetada, teha, siis ennast seal autoroolis välja lülitada sellest voost on kaunis keeruline. Mulle tundub, et mul on selle vastu rohtu. See on trahv. See on korralik rahaline trahv. Nii palju, kui mina olen trahvi saanud politsei käest, korralikult distsiplineerib ja minu arust isegi need kiiruse ületamise trahvid on läinud vist suuremaks. Trahvimäär üleüldse tõusis. Et need on juba päris sellised arvestatavad, et mingisugusel ajal nad ei olnud nii suured, et nad väga midagi nüüd mõjutasid, aga nad lähevad päris korralikuks ja mul on ikkagi üsna kindel, et trahv töötab, korralik trahv. See oleneb, et täna me päris nii kasti sees ei vaata, et nüüd alati peaks trahvi tegema, et tegelikult inimesti mõjutab see tähelepanu juhtimine, et sa nüüd eksisid, kas sinna peab järgnema trahv või piisab sellest, et me juhime inimest esimeseks juhite tähelepanu, sellestki on ju vahest päris palju kasu. Jah, et kui me räägimegi meie sellest liiklus 2.0-st, siis selle eesmärk ongi inimesi mõjutada läbi mõtlema panemise. Kas see töötab või? Eks see tegelikult on ju suhteliselt värske asi, aga teaduskirjandus näitab, et see töötab, sest muidu me seda ei rakendaks. Muidugi eks kaalukausil ole meil mõlemad variandid, kas me siis kasutame mittekaristuslikku meedet, juhime inimese tähelepanu millelegi, palume tal mõelda oma tegevus läbi või kiiruse osas, meil on need rahunemispeatused, aga see trahvi määramine me ju laualt ei kao. Neid trahve me oleme teinud terve Eesti taasiseseisvumise aja, eks ole, ja tegelikult ju rikkumised ikka esinevad, et me ei saa öelda, et nüüd trahv võluvits kindlasti oleks. Võib-olla siis selle grupijuhi töö juurde nüüd, mis sinu töö sisuks siis on, kas seal on ka sisuks karistuste määramine ja trahvimine? Et mina ise karistusi ei määra selles suhtes, küll aga minu grupi liige on see, kes siis enamusele liiklusrikkujatele siis trahvi määrab. Ja siis sellest ütleme ise nüüd olen mina tajunud seda, et trahvid on läinud suuremaks, inimesed väga tihti peale see trahvi saamist pöörduvad politseisse sellest uuesti, et nad paluvad ajapikendust trahvi maksmiseks, et ja ilmselt need trahve ka makstaks, et väga palju seda täitemenetluse poole peal neid asju juurde läinud ei ole. Et mina olen ka seda meelt, et trahvil kindlasti on oma mõju, see mõju võib-olla on nagu lühiajalisem selles suhtes, et üks hetk saab see trahv makstud ja ununebki võib-olla ära selles suhtes inimesele. Aga mis see siis pikema mõjuga oleks, kui lihtsalt ilusti rääkida, see võib-olla läheb lihtsalt ühest kõrvast sisse teisest välja? No ega kõik sõltubki ju tegelikult sellest konkreetsest rikkumisest ja sellest inimesest, et mis sellele inimesele mõjub. Mõnele inimesele tegelikult ju piisab sellest heast sõnast võib-olla või räägidki juhid tähelepanu ja saabki õigel ajal selle tähelepanu pööramisega inimese õigele võib-olla teele, et me sinna ütleme praktikas võib-olla selles suhtes ongi nüüd teise poole pealt välja, ütleme oli mul kunagi siin aastaid tagasi oli üks peksmine oli, kus siis ka siin Raplas aset leidis, siin pubis koju minnes olid noormehed olid napsi võtnud ja siis võeti aiakaigas ja anti kellegile sellega, löödi sellega. Ja siis kui ma pärast selle õigusrikkujaga selles suhtes rääkisime, ta sai küll selle teo eest sai selles suhtes karistada, aga peale seda ma olen teda näinud siin, ütleme,
söökla järjekorras või söögikoha järjekorras, on tegelikult tulnud isegi tänama, et kuule, et jube hea, et sa mind sellel hetkel nagu see asi sai nagu piiratud ära, et tema on siiamaani nagu seaduskuulekas kodanik. Grupijuht siis, mida sina siis üldse teed? Sinul on grupp, kes tegeleb erinevaid teemadega, sina juhid seda gruppi või kuidas see juhtimine käib, mis see sinu töö on? No ütleme, üks osa on sellest on inimestega töö selles suhtes, et oma grupi liikmete ja nende murede lahendamine, vaatan, et grupi inimestel kõigil oleks olemas vajalikud asjad, et oma tööd hästi teha ja siis ütleme, see job, mida me kõige rohkem teeme, siis tegelikult on, mina suunangi neid juhtumeid siis inimestele lahendamised oma menetlejatele, et igapäevaselt ju pöördutakse politsei poole nii telefoni, e-posti teel kui ka siin ise ütleme selles suhtes ju avastame mingid rikkumised. Kõik need asjad tuleb ju kuidagi ära lahendada. Ja siis mina olengi see, kes siis jagab vastavale ametnikule neid ülesandeid selle. Taago Trei, Kesk-Eesti politseijaoskonna juht, kuidas sellise ameti peale saadakse, kas alguses tuleb ikka põllu peal ka käia ja siis selle koha peale? No ikka tuleb. Ehk siis politseijaoskond ongi, ütleme, meie inimestele kõige esimene see kokkupuute koht politseiga. Ehk siis meie osutame neid põhiteenuseid nagu patrulltöö, menetlus, millega siin Jaan on ju toimetab ja lisaks ka piirkonna politseinikud. Ehk siis meie oleme see kokkupuutepunkt ja jaoskonna juhiks, ütleme siis kasvatakse, et seda võimalust, et keegi kuskilt X kohast siseneb jaoskonna juhina, ma ise ei näe. Ma ka täna ei tea, et keegi jaoskonna juhtidest oleks tulnud kuskilt mujalt. Et tavapärane on see, et ikkagi käiakse see põllutöö osa läbi, ehk siis kuskilt patrullist, piirkonnatöö pealt, menetluse pealt, kasvatatakse, arenetakse, täidetakse grupiruhi rolli ja siis jõutakse sinna jaoskonna juhi. Et see eeldab ikka sisulisi teadmisi ja kogemusi, et see ei ole nagu riigi valitsemise juures, et täna olen sotsiaalminister, homme olen kaitseminister ja ülehomme olen kultuuriminister, kui ma tahan, et politseis need asjad päris nii ei käi. Ei käi, ma täna muidugi ei saa öelda, et nendes kõigis teemadest mina see kõige targem olen, et kindlasti grupijuhina Jaan menetlustest teeb palju rohkem, kui mina tean, eks ole, ja samamoodi ka teised grupijuhid, kes meil on, aga need teemad ei ole mulle võõrad. Päästeametnik Tanel Vahter käis mõni aeg tagasi ka siin podcastis, kes on siis ka Raplamaa ja Järvamaa päästepiirkonna juht, ehk siis on ka ise olnud tuletõrjuja ja nüüd siis sellise ameti koha peal. Sina, Taago, oled siis ka nii-öelda liikluses osalenud patrullina ja nii edasi, nüüd oled siia jõudnud. Kas see nägemus politseitööst on nüüd siis natukene muutunud ka või kas see, mis sa kunagi lapsena võib-olla unistasid või kui paljud poisid tüdrukud unistavad, et tahaks politseinikuks saada, et see nii-öelda kontoris istumine pole enam päris see või on? No päris nii nagu erinevates saadetes võib-olla ja nendes välismaa sarjades, et päris siuke see politseitöö argielu ei ole. On sarnasusi, aga on ka suuri erinevusi, et see, mida ma lapsena ette kujutasin, ma ei tea, kas nüüd päris realiseerus, aga politseitöö on see töö, mida ma olen nüüd 12 aastat kohe teinud ja muud sellist põhitööd mul olnud ei olegi, nii et tegelikult mulle see töö väga meeldib. Aga siin on oma erisusi, et erisusi on ka Eestis sees, et kui mina varasemalt toimetasin eelkõige Tallinnas, Põhjaprefektuuris, Harjumaa piirkonnas, siis siin Raplamaal ja Järvamaal on ikka väga palju erisusi sellega. Aga sina politsei jaoskonna juhina, sina ei käi kuskil väljakutsetel isegi siis, kui on vaja kuskilt lisajõude või siis käid? Käin ikka, ehk siis mul nagu nähagi on erivöö on peal, relvakasutusõigus mul on, alarmsõitu võin teha. Ehk siis kui meil oli siin kevadel ka suurem vakants ehk oli patrullpolitseinike puudu, siis ma pakkusin ka välja, et ma võin tulla. Kahjuks või õnneks mind ei rakendatud, ei tea miks see nii läks, aga olen puhumisaktsioonidel käinud ja muudel reididel, et see kõik ei ole mulle võõras ja ma olen valmis panustama, et tegelikult on hea, kui see kogemus on olemas ja saab vahepeal ka värskendust, et kuidas meil siis see põllu peal töötamine on täna. Puhumisest rääkides, kui alkohol homsest nagu maamuna pealt ära kaoks, kas siis ei oleks nagu politseil ka suurt midagi enam teha? Kindlasti mitte. Jah, et ju tegelikult on ju ka muid aineid on liikumas ja ütleme jah, kui alkohol võib-olla päeva pealt ära kaoks, siis kindlasti väga paljud meie probleemid võib-olla võiksid saada lahendust, sest
enamus tegusid tegelikult, mis meie lauale jõuavad, on toime pandud kas siis purjus peast või on seal kaudselt alkoholi põhjused taga on. Et kindlasti meie töövaldkondada võib-olla mõneks ajaks vähendaks, aga nii kui öeldakse, et ega ju loodust tühja kohta ei salli, et tulevad uued alternatiivsed ained siis. Ei, ma mõtlen, et isegi kõik ained, kõik sellised psühhotroopsed ained ja alkohol, kui neid ei oleks, kui inimene oleks täie mõistuse juures kogu aeg, siis oleks olukord nagu kordades ja kordades parem, ehk siis kõik jamad, mida nüüd kõik, aga suur enamus algab ikkagi sealt, alkohol ja narkootikumid. No, viimane statistika on, et 1/3 juhtumitest, mis meieni jõuavad, on otseses seoses alkoholiga. 1/3? Ilmselt 2/3 huvitav on siis. Seal võib olla ka kaudset seost. Need on need andmed, kus me oleme suutnud nagu tõsikindlalt hõivata, et üks või teine osapool on olnud alkoholijoobes. Ehk siis me saame ka täna öelda, et võib-olla 1/3 juhtumeid sellisel juhul kindlasti kukuks meil laua pealt maha, aga 2/3 jääks. Oleks isegi rohkem pakkunud, et 2/3 on alkoholi süü. Aga see sõltub ka andmete kogumisest, et tunnetuslikult kaudseid seoseid on kindlasti rohkem. Aga see, mida me oleme suutnud tuvastada, on kuskil 1/3, et seal on otsene seos, et kui alkoholi ei oleks, siis need juhtumid kindlasti kauks ära. No võt siis, aga ta ikkagi on, nii et juhtumeid jagub, kui me juba rääkisime siin statistikatest, räägime mõnest numbrist ka siis, mis siin Raplamaal kokku löödud on. Ma natuke panin siia kirja, et võib-olla kõige suuremad erisused sellel aastal, ma vaatasin siis esimest 7 kuud, et võrreldes eelmise aastaga on see, et varavastaste kuritegude hulk on meil tõusnud, et on registreeritud rohkem, et esimese 7 kuuga on neid lausa 253 ja eelkõige on siis need vargused. Ehk varguste osas on olnud nüüd Raplamaal selline suur tõus. See on siis pigem mingid poevargused? Ja me läheme sinna poevarguste juurde jah, et on väga palju varastatakse kauplustest. Siis ma eeldan nagu just selle iseteeninduskassa kaudu või kuidas see käib üldse või ma ei oska ei ole, ütleme selles on ka juhtumeid, ütleme sellest, kus on iseteeninduskassaga seal ütleme manipuleeritakse, aga ikka on reeglina traditsiooniline lihtne vargus, et minnakse müügisaali, võetakse siis endale huvitav toode, siis kas see peidetakse endale siis kuskile riietusse või kotti ja minnaksegi siis heas usus kassadest mööda. Aga kes siis teavitab politseid, kassapidaja? Reeglina neid ka kohe ei märgata selles suhtes, et siis kui jälle kauplus vaatab, et riiulilt on mingi sortiment otsa saanud märkamatult ja mida müüdud ei ole, siis hakatakse järgi vaatama turvakaamera salvestusi ja siis nende turvakaamera salvestuse järgi neid vargusid neid väga palju avastatakse ja siis meile ka edastatakse neid asju lahendamiseks. Okei, asi selge. See on siis tõusutrendis, mis see statistika veel näitab? Kelmused nii siis reaalses elus kui ka internetis. Et hästi palju on ju räägitud täna internetis valmisolekust, et pinne ei tohi kuhugi anda, ei tohi sisestada, ei tohi anda seal Anydeskiga ligipääse kellegile kolmandale. Et tegelikult ettevõtted või veel vähem riigiasutused on ju seda küsivad, aga siin kõrval võib-olla natukene on ära unustatud, et ka päriselus on neid kelme, kes pakuvad asju, mis ei vasta on ju tõele. Näiteks eile siin samas Rapla linnas võõramaalased määrisid kohalikele pähe siis potte ja panne jälle, et oleme ju aastaid kuulnud, aga ikkagi inimene võttis seal päris suure hulga sularaha automaadist välja, teda muidugi päästis see, et ta oli sättinud omale üsna madala limiidi, et palju ta päevas ja korraga välja võtta tohib, sest ta hiljem ei saanudki rohkem välja võtta, need potid, pannid väidetavalt maksid veel rohkem, et seal taheti päris suurt summat saada. Mis see kelmuse järgmine tase on? Järgmine level? Kelmusest hullem on, mis asi siis? Mis see järgmine tase? Nagu järgmine tase nagu sellises kriminaalses võtmes, et kus see kelm nagu, kes see kelm ei kõla üldse nagu halvasti. Kelm on kelm, eks ole, aga mis see järgmine tasand siis on? Röövel või kriminaalkaristus on järgmine või? No ütleme, kelm on tegelikult ongi, meie kutsime kelmaseks, ongi ju vastava selle karistusseadusliku järgi koosseisule toime pannud inimesed, kes on mingi konkreetse koosseisu asjaolud täitnud selles suhtes on. Ütleme jah, et rahvakeelis on see kelm ongi pigem on petis jah, et ta on
osavalt manipuleerides siis selle teise inimese viinud siuksele eksituse teele, et ta siis on, kas siis andnud ära raha või mingid muud hüved. Aga see, mis ta teinud on kriminaalne siis ikka? See oleneb selles suhtes ja kahjusummadest oleneb. Okei, siis seda ma tahtsin teada, et kui ma kellegilt 1 000 000 eurot kätte saan, kas ma olen ikka ainult kelm? No tegelikult kui sa see tegu vastab sellele karistusseadusliku koosseisule, siis oled ikkagi kelm, jah. Kelm oled igat pidi, aga lihtsalt kuriteo vaates on ju 200 eurot on täna see piir, üle mille kui sa välja nii-öelda petad, et siis ta läheb juba kuriteoks, et see piir on üsna madal. Aga sealt on ju rakenduvad ka järgmised paragrahvid, et kui seal on ikkagi suuremas ulatuses seda tehtud ja mitmekordselt ja mitme ettevõtte osas, siis need karistused võivad suuremad olla. Nüüd on juba aastaid seda kampaaniat tehtud politsei poolt ja üldse riigi poolt ka, et inimesed ei langeks nende igasuguste pettuste ohvriks, just kui nagu igaüks võiks juba teada seda, et PIN-koode ei jagata, aga igaüks ikkagi siiski veel ei tea. Et kas läheb ikka paremaks ka natukene või ei paista, et paremaks läheb? Ega ei oska öelda, et see asi nagu paremaks läheb, et kui siin nüüd vaadata just viimaste nädalate ühte juhtumit, siis oli tegelikult inimene on 2 korda sattunud juba kelmuste ohvriks ja nüüd ta sattus uuesti 3. korda, et no jah, et on osad inimesed on võib-olla see arusaamisvõime on natuke teistmoodi, aga ega need kelmid on ka, ega nad ei ole selles suhtes rumalad, et kui nad leiavad, et ühes kohast on saanud juba, et siis nad jälle proovivad sama inimese peale uuesti õnne ja paraku ütleme see läheb ka neile õnneks, mitte nüüd ainult 1 kord, mis ma siin praegult välja tõin, vaid neid on ka korduvaid juhtuvaid, kes siin aastate taguselt on saanud kelmuse ohvriks ja nüüd jäävad uuesti samas sarnase süsteemi ohvriks, et. Ja nad muudavad on ju ka oma seda teguviisi, et mingi aja tagant see muutub, et millele nad siis rõhku panevad, et kas see on keegi politseinik on ju, kes helistab või on mingi pakiga mingi mure, eks ole. Aga kõige kurvem on see, et nad rõhuvad inimlikele omadustele. Ehk siis nad manipuleerivad seda inimest väga hästi, et see inimene tunnebki, et nüüd kohe on vaja tegutseda, nüüd kohe on vaja midagi teha. Ja sealt võetakse ära see mõtlemisaeg, et kus saaks rahulikult korra üle mõelda, et kas see nüüd on päris asi või ei ole. Vaid nad tulevad päris kiirelt sisse ja ründavad ja panevad selle inimese väga suurde pingeolukorda ja seal eksitaksegi. Inimesel on võib-olla mingi, ma ei tea, kas selle saab ahnuseks nimetada äkki või ma ei tea, alates loterii mängimisest, eks ole. Et inimene on nõus sinna raha panema, sest lootust on, et sealt saab hästi palju raha. Ise veel teadmati, kas teil seda nüüd kohe vaja on ja mis ta sellega teeb, aga kohe kui midagi pakutakse inimesele nagu suurt, väga väikse rahaga või siis üldse mingit megavõimalust, mis tundub ebareaalne, siis ta ikka tahab nagu sellest kuidagi kinni haarata või nagu see, kuidas see inimese jaoks nii tähtis on, et kui midagi antakse, siis on vaja hirmsasti kohe saada see endale. Ma ei ütleks, et see inimeste ahnus tegelikult on, et kui me võtamegi eilse näiteks selle sündmuse, kus neid potte ja panne müüdi, siis toodi jällegi sinna inimlikkuse vaade sisse, et jäime siin lennust maha, meil ei ole raha, aga meil on ju väga palju potte ja panne, et kas te palun saaksite aidata, et pilet maksab nii palju, et sellepärast me siukest on ju rahaga soovime. Muidugi seal kõrval oli see, et need potid pannid on hoopis rohkem on ju väärt, aga ma pigem arvan, et see inimese mõte ei olnud sellel, et saada nüüd need potid ja pannid soodsalt omale, sest see kogus oli on ju tohutu, et üks inimene oma elu ja jooksul need ära ei kasutaks, vaid pigem oli sellel, et teist osapoolt aidata. Et ja just sellele ka need erinevad kelmid on ju rõhuvad, et saada seda abi ja pigem ütleks, et meie Eesti inimesed on hästi heatahtlikud abivalmid ja proovivadki aidata ja siis läbi selle neid petetakse. Nojah, need rõhuvad täpselt nendele inimese, nendele emotsioonidele ja punktidele ja kõigil inimestel on need õnneks või kahjuks sees olemas ikkagi. Õnneks muidugi, aga sellises olukorras kahjuks, nii et tundub, et see statistika läheb ka siis nagu nii-öelda kehvemaks. Kokku võtame selle statistika juttu, mis paremaks läinud on siis? No, ma ei oska öelda, kas nüüd saab seda võtta otseselt paremaks minemiseks, aga liiklus rikkumiste arv on meil vähenenud. See oleneb hästi palju sellest, et kui palju me jõuame tähelepanu ühele või teisele asjale pöörata, aga
oletame, et see läks siis paremaks, et 470 liiklusrikkumist on olnud vähem nüüd esimese 7 kuuga. Aga noh, see arv on siiski suur, et põhimõtteliselt 1200 rikkumist oleme 7 kuuga on ju tuvastanud. See on iga kuu siis ütleme paarsada rikkumist, mis päevas teeb siis siuke 5-6 rikkumist. Ja see on see osa, mida meie siis politseinikud on näinud ja tähelepanu pööranud, et kui me räägimegi, et meil siin Raplamaal politseinikud sõidavad, ütleme 1-2 patrulli tavaliselt on ju korraga, siis on mingi murdosa rikkumistest, mis üldse on ju märkama ja me näeme, et tegelikult probleeme on. Noh, positiivse poole pealt neid juhte, kellel nüüd juhtimisõigust ei ole, neid on poole vähem tuvastatud, 40. Joobes juhte on ikkagi palju, 85 inimest oleme tuvastanud. See on nagu paremaks, ma olen aastaid teinud raadiot, neid intervjuusid aastaid 10 võiks isegi öelda ja ikka on kõik kogu ühtemoodi, kas seda siis kuidagi muuta ei saa või mingisuguseid radikaalseid otsuseid seal teha või inimene ongi lihtsalt selline ja nii jääbki siis. Muidku ka konstanteerime fakti, et jälle oli palju liiklusrikkujaid joobes ja nii jääbki siis. No ütleme, et see on see üks näide sellest, et see rahatrahv või inimese vangi panek tegelikult teda ei mõjuta. Et seal on vaja ikkagi suuremat sekkumist, kus inimene mõistab, et mis ohtu tema tegu on ju põhjustab. Ja kus ta saaks sellest siis personaalselt aru, et ta enam niimoodi ei käituks. Mis võib-olla siin uus trend selles joobes juhtimises on, mida me oleme märganud, on see, et eeldatakse, et okei, et ma autoga sõitma ei lähe, aga ma võtan selle jalgratta, tõuksi, mopeedi, ATV ja et ma lähen sõidan siis sellega selle otsa ära. Tegelikult kui vaadates seda kaitset, mis need kergliikurid või väiksemad sõiduvahendid pakuvad, siis see on ju oluliselt väiksem. Et kui seal ATV või mopeedi või asjaga suuremal kiirusel liiklusõnnetusse sattuda, siis seal on kaitse ju täiesti 0. Et see ei ole hea alternatiiv. Et tegelikult kui ollakse joobes, siis ei tohiks sõitma minna. Eelmisest nädalast märkasime seda, et paar liiklusõnnetusse sattunud inimestid välja, et magama jäid. Ehk siis ka see ei ole parem variant, et kui ollakse väsinud, et istutakse autorooli, et tegelikult ei tohi, et see sama asi, mida me ennem rääkisime kõrvalistest tegevustest, et kujutagem nüüd ette, et korra vajub silm on ju kinni ja mitu sekundit seal läheb, kui palju see auto läbi ta jõuab ja siis sõidab teelt välja või hoopis halvem vastutulevale sõidukile sisse, et neid ohte liikluses on palju. Ja loomulikult kiirus, 700 juhtumit. Ehk siis 705 juhtumit täpselt, et 100 juhtumit vähemalt iga kuu. Selge. Tahaks selle poe jutu juurde tagasi tulla. Jäin kuidagi mõttesse. Poevarguseid on siis päris palju nii-öelda. Kuidas võiks käituda üks tubli Eesti kodanik sellel teemal? Ma olen ise päris palju pead murnud. Olen sattunud peaaegu sellisesse olukorda peaaegu. Nägin kaugelt. No põhimõtteliselt ma oleks võinud olukorda siseneda ka siis, aga seal tekib selline dilemma, et kes on see kohusetundlik ja tubli kodanik ja kus maalt sa nagu liiga tubliks juba lähed. Näiteks mingisugune vennikene varastab vorsti poest ja läheb sellega välja. Müüja jookseb veel järgi, eks ole, ja tema seisma ei jää. Kas minu kohus kodanikuna on nüüd minna seda vorstivarast peatama või ma täiesti mõttetult panen oma elu ohtu mingisuguse vorsti pärast, ma võin sealt vabalt nuga ka ju saada. Mis ma tegema peaksin? Seal ongi väga oluline see, et kui turvaliselt see inimene ennast selles olukorras tunneb. Kui ta tunneb, et ta suudab selle olukorra turvaliselt lahendada, sekkudes sinna, siis loomulikult kodaniku kohustus on sekkuda. Kui ta aga tunneb, et see võib talle endale ohtu põhjustada, siis sekkuda ei tasu. Et see on see koht, kus siis kutsuda on ju meid välja, meile teada anda, et ei tohi tekkida sellist olukorda, et ühte või teise juhtumisse ise sekkudes satud sa hoopis abisaajaks. Et ka meie lähtume oma töös sellest, et kui me juhtumile reageerime ja meil on tunne, et näiteks meil endal ei ole piisavalt jõudu, et see juhtum ohutult ära lahendada, siis me kutsume ka abijõude. Et ma ei tea, massikaklus on ju, meid on 2 tükki patrullis ja me näeme, et me ei suuda seda kahekesti ohjata, siis me ei pruugi sinna kohe sisse minna, vaid ootame need abijõud ära, et see olukord päriselt lahendada, et me ei tohi ise sattuda sündmusele reageerides nendeks, kes vajavad abi pärast. Aga siis järgmine situatsioon, näed ilmselgelt purjus inimest, kes läheb rooli ja läheb sõitu. Mis siis ma nüüd tegema peaks? Kas ma peaks teda taga ajama, sõitma tal järgi? Samas ma tean,
et sellest ju reaalselt selles mõttes kasu ei ole, et ta sõidab ju seal ikka, et tegelikult võiks tal ju tee kinni üldse panna, et takistada teda liikumist, aga see ei ole ka nagu kodaniku asi, et mis see õige teguviis oleks? No eks kõige kiirem variant ongi võib-olla helistada siis 112, anda teada, et kust see isik sõitma hakkas, milline on see sõiduk ja kuhu suunas ta liigub ja kui on võimalik ja aega on, siis on alati võimalik ka järgi sõita sellele rikkujale ja anda meile jooksvalt teada, et kus see nüüd auto liigub. Et joobes juhid on kindlasti ka politsei jaoks kõrgem prioriteet ja patrullid üritavad võimalikult kiiresti ka appi jõuda teile sinna. No vahel tundub, ei tahaks selliseid olukordi, aga lihtsalt peast võid läbi käia, et kuidas ma endale peeglis järgmisel päeval huvitav otsa vaatan, kui ma ei takistanud selle auto liikumist ja sellepärast juhtus siiski õnnetus. Võib-olla keegi sai veel hukka, sellepärast, et mina ei läinud takistama. Mul on hea tõdeda, et sul on vähemalt kohusetunne on sul õige koha peal südametunnistus, aga see selleks on ju. Et eks ta loomulikult on keeruline ja kõige lihtsam võib-olla ongi selles suhtes, kui sa oma seltskonnas näed, et keegi tuttav tahaks minna, et siis on kõige lihtsam on ikka teda selles suhtes keelata ja veenda teda selles suhtes, et ta ei läheks sõitma. Eks see takistamine loomulikult oleks kõige parem lahendus, aga meil on neid juhtumeid, kus inimesed on ju sõitnud kaasa, hoiatanud siis tee peal nii neid, kes on ju vastu tulevad, näiteks vilgutanud või neid, kes taga on, panes ohutuled peale ja andnud siis meile on ju jooksvalt teada, kus see sõiduk asub. Et tegelikult meie jaoks on see teave väga oluline, et näiteks kui me sõidu pealt seda sõiduki juhti ei taba, aga see inimene sõitis kaasa, ta on seal juures, kui meie siis sõiduk on seisma jäänud ja meie jõuame sinna, siis just see sõidufakt, et jah, just see sama inimene päriselt oli roolis seda sõidukit juhtis, ma nägin, ma sõitsin kaasa, on meie jaoks väga oluline, et see inimene saaks või see joobes juht saaks ka siis karistatud. Sest kui seda sõidufakti me ei tuvasta, siis on väga keeruline seda isikut ka vastutusel võtta. Kas politsei kaitseb õigust või kaitseb ka õiglust? Ma praegu proovin jõuda sinna nii-öelda oma kohtuni, mis kõlab nagu halvasti, aga vahest endalegi tuleb mõte võib-olla mingisugust situatsioonis, et mingi olukord on tekkinud ja see nagu psühholoogiliselt nagu paneb sind mõtlema, et siin peaks nagu ise midagi ära karistama, sest muidu nagu asjad paremaks ei lähe. Ma ei oska kohe mingit näidet tuua, küll igal ühel omal peas vahest selline tunne, et käsi läheb taskus rusikasse, et no kurat, aga oma kohus kui selline on, see ei ole ju lubatud, aga kus kohas see piir läheb, kus õigluse ja õiguse piir läheb? Oma kohust me kindlasti ei toeta, et just siin hiljuti oli mure Rapla linnas nende mopeedijuhtidega, kes siin on ju häirisid ja siis üks sõiduk ajas seal kergliiklusteel taga neid noorukeid siis, kes mopeedidega on ju olid. Et see piir lähebki sealt, et kus juba keegi saab haiget või kelle asju või tervist on ju kahjustatakse, et tegelikult nendel asjadel ei ole mõtet, et alati tuleb teavitada meid, me aitame lahendada nii operatiivselt, kui me on ju saame. Et ennem kui küsisid ka karistuste kohta, siis tegelikult mida me järjest enam rakendame on taastav õigus. Ehk siis meie jaoks on oluline ka see, et see inimene, kes nüüd kannatada on saanud, saaks ka oma õigusrahu tagasi, et pahatihti seda inimest ei huvita see pool, et see teine inimene saab nüüd mingi rahatrahvi või ta pannakse vangi või arestimajja, eks ole, aga teda huvitab hoopis see pool, aga miks ta seda tegi? Kas ta edaspidi hoidub kuidagi nendest tegudest, et taastava õiguse võimalused loovad ühiselt kokkusaamise võimaluse, olla mõlemad pooled ära kuulatud, kus siis ka teine osapool, näiteks see kannatanu, saab selle mõistmise, et miks see inimene niimoodi käitus, miks ta tegi ja kuidas ta edaspidi siis sellest olukorrast on ju hoidub. Ja tegelikult see, kes teo toime pani, kuuleb ka selle kannatanud poolt, et mida see kannatanu tundis, ja mõistab läbi selle võib-olla paremini, et miks selliseid tegusid ei tohiks toime panna. Et just see teineteise mõistmine, arusaamine, et need on paljuski palju paremad karistused ja lahendused, kui see rahatrahv või kinnipanek. See kõlab väga nagu mõistlikult, aga see eeldab nagu inimese enda haritust ka nii-öelda või oskust üldse
teisi mõista või iseennast mõistetavaks teha või siis see eeldab siis mingit vahemeest seal või nii-öelda inimest, kes siis seda vestlust seal suunab või reguleerib. Aga see ongi see, mille jaoks osad politseinikud täna on õppinud, on läbinud erinevad koolitused, et seda taastava õiguse mõistmist läbi viia. Loomulikult mõlemad osapooled peavad olema mõistlikud, et kui seal on retsidiivse eluviisiga inimene, keda mitte miski ei mõjuta ja tal neid süütegusid on seal, on ju hulgim, siis ei ole see mõistlik, aga mida meie näeme, on see, et paljud sellised süüteod pannakse toime emotsioonide najal. Et tegelikkuses see hetk lihtsalt emotsioonid löövad üle pea, kainet mõistmist ei ole ja tehakse midagi ära. Kuigi tegelikkuses võib-olla inimene ongi üldjuhul on ju rahulik ja kui ta oleks emotsioonide vaba see hetk olnud, ei olekski sellist asja toime pannud. Et neid emotsioone arvestatakse kohtus ka siis või kui kuritegu on, siis on kuritegu? Ei, selles suhtes, et kui on kuritegu, siis kindlasti ju uuritakse välja kõik need tõendamise asjaolud ja seal samamoodi pööratakse tähelepanu sellele, et mis selle poole viis seda tegu toime panema. Ja siis kergendavad ja raskendavad asjaolud. Ja kindlasti kohus ja ka politsei, kui karistus määrab, siis võtab neid asjaolusid arvesse. Ise olete ka kunagi trahvi saanud millegi eest ja? Ikka oleme. Või tähendab, ma Jaani eest rääkida ei saanud, aga mina olen, jah, olen kiiruskaamera ette sattunud. Küll väikeste kiirustega 2 korral, aga tõesti. Olen unustanud kiiruspiirangu, ehk siis ka mõeldes võib-olla omi mõtteid, siis ei taju seda, et kas nüüd see asula lõppes või ei lõppend. Ja on olnud siuksed väiksemaid juhtumid. No Jaan, said natuke mõelda, mis sinu paturegistris on? No ütleme ausalt, ega mul see paturegistris midagi väga ei ole, ütleme trahvi olen saanud, olen noore ametnikuna saanud trahvi kalapüügi seaduse rikkumise eest. Jälle kogemata ja? Ütleme selles suhtes sugulane kutsus kaasa kalale, ütles näe, õng on siin, lähme. Mina ei teadnud, et kui ketast peal on, et siis mul peab kalastuskaart olema. Kohe esimesel korral sain selle valusalt teada, aga peale seda kala hakkas kohe võtma ka. Aga see siis sellised vead ei takista politseinikuks saamast, eks ole, kuskilt maalt ikkagi läheb mingi piir või? Nagu me räägime sellest, et kui siin Raplamaal otsitakse ka politseinike patrulli või kuhu iganes kohale, ma olen näinud mingist töökuulutust, et mismoodi see siis peaks käima, kui kas täitsa nagu nii-öelda mees metsast saab ka tulla politseiks veel õppima ja toimetama? Saab ikka. Väga oluline nende karistuste puhul on nende tunnistamine. Et käisin siin hiljuti Sisekaitseakadeemia sisseastumisel, kus siis noored on ju ka kandideerisid. Ja seal üks küsimus, mida ka küsiti, on see, et kas sul on mingid karistusi olnud, et nii nagu küsisid meilt, küsisime meie sealt uutelt võimalikelt kolleegidelt, et kuidas sellega on. Ja seal väga oluline hindamiskriteerium on see, et kui neid asju on olnud, et siis ka noored tunnistaksid, et loomulikult me teame, et iga noor, kes meile õppima tahab tulla, tema osas on taustakontrollid tehtud, et me teame, mis tal seal on. Aga kui noor meile midagi rääkimata jätab, kuigi see asi võib-olla oli alles hiljuti, siis need on juba sellised, ütleme, miinuspunktid. Et see, et inimesed eksivad, see on loomulik, aga politsei vaates on oluline, et me tunnistame seda, julgemegi öelda, et jah, tõesti niimoodi juhtus, me oleme sellest õppinud, teeme teistmoodi, aga muidugi seal oleneb on ju ka, et mis seal taustas siis on, et me ei võta oma ridadesse kurjategijaid, ehk siis süütegude puhul jooksevadki sealt piirid, et kas tegemist on väärteoga, nagu näiteks kiiruse ületamine või kuritegu, kes siis võib-olla on keegi seal narkootikuumidega suuremas koguses toimetanud, kellelegi peksa andnud, et selliseid inimesi politseis ei näe. Aga kui rääkida täiskasvanutest ja mitte rääkida nüüd erinevast mingisugusest kriminaalsest või taustast, siis kui tuleb ka lihtsalt üks, ma ei tea, meeste rahvas või naiste rahvas, 30-40 aastane tahab teha nii-öelda karjääripööret, et kas tal on ka politseisse asja tööle tulla omamata mitte mingisugust kogemust ega haridust sellel teemalist? On võimalus. Ja kuidas see siis peaks käima? Ehk siis meil on karjääripöörde võimalus. Hetkel küll ei tea, millal see järgmine karjääripöörde võimalus tuleb, aga tegemist on siis siukse lühiajalisema kursusega. Eelnevalt kontrollitakse ära isiku taust, et seal ei oleks neid kuritegusid või muid asjaolusid, mis välistaksid tema politseitöös osalemise. Vaadatakse üle tema kehalised võimed, tervis
ja põhimõtteliselt, kui inimene kvalifitseerub ja sinna karjääripöördesse on kohti, siis sihuke esmane õpe antakse ära 4 kuuga. Et on sihuke baasõpe, kus nad osalevad ja sealt nad saavad siis need esmased teadmised, et tulla tööle. Ja siis nad õpivad juba läbi töö kõik vajalikku. Mis selleks vaja on, et politseinikuks saada? Hirmu ei tohi tunda või just peabki, ei tohi julge olla või mis need iseloomu omadused on, mis võiksid olla ja mis ei peaks olema? No meil on 3 põhiväärtust, avatud, inimlik, tark. Kes selline ei tahaks olla? Need on hästi sellised suured põhiväärtused, mis on ju hõlmavad väga palju siit isikuomadusi enda all. Noh, et kui me räägime avatusest, siis see tähendabki seda, et nagu ma ennist ütlesin, et kui me eksime, siis me tunnistame seda, oleme avatud suhtumisega, kuulame inimesed ära, avame ka enda seisukohti, avame enda poolt miskit. Inimlikkus, sellest oleme juba mitu korda rääkinud, et me ei ole trahvimasinad, karistus peab olema mõjus, mõjusus võib erineval inimesel olla erinev. Ehk siis me olemegi inimlikud ja hindame seda olukorda, kuhu me sattunud oleme lähtuvalt ka sellest inimese seisukohast. Proovime olla empaatilised, mõista teda, miks ta seda tegi. Ja ka tark, ehk siis oleme omandanud vastavad teadmised, täiendame ennast pidevalt, et me mõistaks õigust õigesti. Hakkame lõpetama seda saadet siin nüüd lõpetuseks võib-olla mõni naljakam lugu võib-olla patrulliaegadest või kui me räägime kiiruse mõõtmisest, just oli juttu sellest, et ootaks, et inimesed saaksid aru, miks nad seda tegid või põhjendaksid, miks nad midagi tegi, kas meenub mõni selline situatsioon, ma ei tea, kas liiklusest või siis politseijaoskonnast, kus mõni inimene on andnud oma tegevusele ikka väga huvitava põhjenduse. No mul kiiruse vaates on kohe üks juhtum peas, et kui kunagi sai kiirust mõõdetud ja inimene maha võetud, siis tema põhjendus, et tal circa 40 kilomeetrit tunnis kiirus suurem oli kui lubatud, oli see, et talle kärbes lendas silma ja ta ei näinud spidomeetrit ja ta üldse ei tunnetanud, et mis seal toimub ja täpselt see hetk oligi see kärbes seal silmas, kui meie kiirust mõõtsime. Et oli siuke tore põhjendus temal. Sul tuleb midagi meelde, Jaan? No mul ei tule, ütleme kiiruse vaates ei tule, et ma ise paraku ei ole selle valdkonnaga kokku puutunud, aga ma võib-olla räägin enda vaatest või siukse ka naljakama juhtumi, et siin see jääb küll ka siuke juba umbes 10-15 aasta taha. Siis kui ma siin ise aktiivselt tänavate peal ka tööd tegime, et siis oli käidi siin kütud käisis varastamas ja siis otsustasime minna, et saime teada, et kes selle teo toime panda, et siis vaja minna seda pätti siis kinni pidama. Siis siit läksime siis teame Tallinnasse, Tallinnas nii enamus majadel on alt uksed kinni. Noh, vaatasime, et üks mammikene läheb seal vaibaga täpselt õigesse trepikotta sisse, kus meil on sisse saada, no jooksin kiiresti sealt ukse pealt sisse, no vaatasin järgmine, meile sobilik korter ka, no. Siis jooksin ka sinna kohe proua ikka uksest sisse ära, siis helistasin ennast politseinikuna, et kuule, et nüüd on siuke lugu, et kas see isik on ka siin, Siis oli seal proual esimene asi kiiresti uks seespoolt lukku ja võtti siis ülevalt rindade vahel endale. Aha. Ja siis hakkas mul seal igasust juttu rääkima, siis ei tema ei usu, et ma ikka politseinik oleme, et tule, et tema nüüd keedab siin suppi ja siis läheme seda tegema ja siis sa üritati takistada, et ma siis nagu kuidagi ka välja ei tahetud lasta selles suhtes, et aga lõpus lahenes see asi ikka ilust ära, et tuli taganttoast tuli see õige kahtlustatav ka välja ja sai ka see kinni peetud, et. Aha. No võt, siis igasuguseid juhtumeid jagub. Jah, igasugust ootamatust tuleb valmis olla. Selline on politsei töö, hästi lühidalt muidugi. Tahaks veel igasugustest asjadest rääkida, aga aeg saab otsa, nii et tore, et vaatasite, vaadake meie teisi podcast'e ka YouTube'ist ja kui kärbes silmas on, siis minge kuulake Spotify'st, seal on kõik üleval. Aitäh tulemast, jõudu tööle! Tänud, nägemist!